Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Keskord ükskord leiab hella kallima, see ei lahku enam iial Tallinnast. Lööme kodu kõrgel kaldapael, kostab sealt laste naer. Pilgud merelt meile kauge majakas, hüüab kaunist õnne valge kajakas. Hoide poisid, kuistel põleb rind, neiumaa ei jäta sind. Oh, te poisid, kuistel põleb rind, neiumaa ei jäta sind. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio. Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar, Hindrek Riikuja ja Priit Hõbemägi. Esines meile ansambel Vanem õde Boris Kõrveri ja Mõnivalt Kesamaa lauluga Laul Tallinnast. Ja Tallinn ongi kõigi huultel, sellepärast et Tallinna võimukoalitsiooni läbirääkimised on alanud, aga selleni me jõuame veel oma saate jooksul. Me alustame seekord olulisematest asjadest nagu riigikaitsest ja näiteks sellel nädalal siis jõudis avalikkuse ette, tõsi küll, esialgu lekitatud dokumendina Riigikogu riigikaitsekomisjoni raport riigi valmisolekust julgeolekuohtude ennetamiseks ja tõrjumiseks halvenevas julgeoleku olukorras. See on üks selline tekst, mis siis kritiseeris tugevalt endiste kaitseväe juhatajate Heremi ja Terrase aegseid kaitseplaneerimise otsuseid. Selle põhiautorid on Meelis Kiili ja Leo Kunnas, kes on mõlemad riigikaitsekomisjoni liikmed ja sellest tekstist on päris selgesti näha siis selle teksti autorite isiklikku antipaatiat Riho Terrase ja Martin Heremi vastu ja tõepoolest, et kogu see diskussioon, mis sel nädalal on lahti läinud, on suures osas keskendunud isiksuste vastuoludele ja võib-olla kahetsusväärsel kombel vähem nendele punktidele, millele siis see komisjoni raport püüab tähelepanu juhtida. Ja tegelikult see komisjoni raport juhtiski tähelepanu väga paljudele sellistele punktidele, mida võib seostada isikutega, aga mitte. Ma ütlen siia vahele selle, et raportis ei ole ühtegi nime mainitud, aga need nimed Mustandis küll on. Raportit me ei ole keegi veel näinud, et ongi ainult Mustandi esimene, 3. kuni 6. Mustandis oli Heremit oli mainitud 16 korda, nii et siin on mitu tekste, mis ringi liiguvad. Jah, ilmselt küll, aga riigikaitsekomisjon ei ole seda ka veel heaks kiitnud, nii et ja võimalik, et ka ei kiida, aga tegelikult sellest raportis oli väga palju Mustandist, mida ma olen näinud. Oli väga palju ikkagi pühendatud kriitikat valitsusele ja riigi poliitilise juhtimisele, mis puudutab kaitset ja tegelikult mulle jäi silma paar väidet ja esiteks riik, mis julgeb oma nõrkusi tunnistada, neid parandada on valmis ka kriisiks, vastab tõele ja teine, kas me teame, milleks me valmis peame olema ja mulle tundub, et siin ei ole asjad nii hullud, kui võib-olla sellest raportist välja tuleb. Esiteks me teame üldiselt ju liitlaste abiga ja Ukraina näitel, milline sõda meid ähvardab. Üldiselt oskame seda ette ennustada, ma arvan. Teiseks, me teame ju ka ajaloost ja Ukraina kogemuse näitel, kuidas sõda võita. Me näeme tegelikult igal aastal üha rohkem ka seda, kuidas Eestis on hakatud valmistuma võimalikuks kriisiks, kas või see sama elanikkonnakaitse teema, eks ole, lõpetades kaitsekulude tõusuga. Aga kõige keerulisem ilmselt on see, et mida ka raport küsib, et kuidas me teada saame, millal sõda algab ja kuidas sõda algab ja kuidas seda sõda ära hoida, just nimelt kuidas sõda ära hoida ja see on nüüd väga keeruline küsimus olnud pikka aega ja ka viimastel aastatel ei ole suudetud seda Iisraelis, ei ole suudetud seda Ukrainas, ei suudetud seda 2008 Gruusias ja nii edasi, nii edasi.
Ma muidugi ei ole sinuga üldse nõus selles mõttes, et me teame, milline see sõda on ja me teame, kuidas seda sõda võita. Üldiselt me teame, milline see sõda on, ma arvan, Ukraina näitel. No mina kardan küll, et me ei tea, kas seda saab nagu käsitleda etteheitena, see on nagu omaette küsimus, et kui sa kogu Ukraina sõja käiku vaatad, siis tegelikult ju vähemasti läänemaailm on olnud väga paljude Venemaa sammude osas väga üllatunud, kuna arvati, et niimoodi tehti asju teises maailmasõjas, mitte 2020. aastatel, aga küsimus on pigem selles, et me peame erinevateks lahendusteks valmis olema. Kui katsuda ma pidasin silmas seda, et me teame, kes on meie vaenlane, see on Venemaa ja me näeme, et Venemaa ründab eelkõige, kui me jätame maismaarinde 1000 kilomeetri pikkuse maismaarinde kõrvale, siis ründab eelkõige tohutult infrastruktuuri ja ka elumaju, lasteaedu ja nii edasi, nii et see on see, mida me selle sõja puhul peame arvestama. Aga kui me sellest raportist või raporti mustandist tervikuna räägime, siis loomulikult on, seal kõige olulisem ei ole ju kaitseasjadega kursis olevatele inimestele saladus, et seal erinevate põlvkondade kõrgete ohvitseride vahel valitsevad põhimõttelised erimeelsused ja seeläbi totaalne antipaatia, et ikkagi vastastikku peetakse teineteist täiesti võimetuteks, täiesti rumalateks, suutmatuteks inimesteks, et selles mõttes seda eelkõige ka selle raporti algatamist ongi kandnud sellised isiklikud vastuolud, lisaks veel nagu poliitiline taust ka, et kui me vaatame, mis erakonnast Meelis Kiili on, siis seal üritatakse ka, aga mõned terased asjad siiski ka selles raportis on ja üks, mis minule endale kõrvale jäi, mida ma olen siin eelkõige, mis puudutab toidujulgeolekut ja kõike seda, selle taustal silmas pidanud selle kontekstis, siis see räägitakse palju sellest, et mis on kaitseväe ülesanded ja mis asjad kaitsevägi peab enda kanda võtma, mida ta võib jätta välja ja see on nagu Heremi ja ka praeguse kaitseväe juhataja Merilo, nende üks postulaat on olnud see, et meie mõtleme sellele, kuidas sõdida, aga meie ei pea näiteks mõtlema, kust tuleb toit sõdurite lauale või kust tuleb 3., 4. ja 5. ja see on küll koht, kus võib-olla tõesti võib arutada selle üle, et ehk kaitsevägi on andnud natuke liiga palju ära, sest et rahuajal see toimub, aga kui tõesti on sõda, kas siis kaitseväe juhataja saab kõrvale jätta selle küsimuse, et kust tema mehed süüa saavad? No see seisukoht on pärit siiski Eesti Vabariigis juba 20. aastatest ja see on kindral Nikolai Reegi ühest kõnest pärit tsitaat ja see tsitaat kõlab umbes nii: rahvas peab sõda, kaitsevägi peab lahinguid. Et see on sellise kontseptsioonina, see on vana, seda ei ole keegi siin välja mõelnud selle laua taga, see on ka ühes Martin Heremi sellisest programmilisest dokumendis, see sama lause on, siis Andrus Merilo ühes programmilises dokumendis on see lause välja toodud ja selle asja mõte ongi see, et kaitsevägi tegeleb siis lahingute pidamisega, nad ründavad, löövad tagasi ja teevad kõike muud sellist, aga kogu rahvas peab valmis olema selleks, et iseennast siis mitte nüüd üleval pidada, aga et aktiivselt osaleda selles tegevuses. Ja see on üks selline minu meelest põhimõtteline muudatus, et siiamaani valitseb väga paljude inimeste peades ja paljudes ettevõtetes selline nagu ettekujutus, et kui madinaks läheb, et siis et me peame siin, ma ei tea, mis iganes saatma, prügivedu tuleb korraldada, prügivedajatele tuleb hankida kiivrid ja siis need killuvestid ja me küsime kaitseväe käest või et me peame siin, ma ei tea, suurt mingisugust meediamaja, et see on oluline riigile, et informatsiooni tuleb levitada ja selleks, mida meil on vaja perimeetri kaitset, et küll siis Kaitseliit või keegi teine seda meile annab. Tegelikult see on kõik selline helesinine unistus, mitte midagi sellist ei toimu. Kaitsevägi tegelebki ainult oma asjadega, nad ei tegele siis tsiviilkorra hoidmisega, nad ei tegele linnades mingisuguse muu abistamisega, see kõik on, see on Päästeamet, see on politsei, need on kõik võimalikult muud ametid, need on inimesed, kes peavad ise endale nädala toiduaru, akud kõik hankima, seda ei hakka kaitsevägi andma, see on selle asja mõte. Ei, ma olen selle mõttega nõus, aga sa astud selles mõttes siin sammu edasi, eks ole, et kui me vaatame, kuidas
tänapäeval on nii-öelda kaitseväes asjad korraldatud, siis tõepoolest nii-öelda suur osa tugiteenustest on antud välja ja muuhulgas ka näiteks toitlustamine, ma ei räägi siin meie toitlustamisest või ma ei tea, päästjate toitlustamist, aga seesama, et kas see, et lahinguväljal olevatele sõduritele on ninaisine kogu aeg olemas, kas selle eest peab hea seitsma kaitsevägi ise või keegi teine, keegi partner, hangitud partner, see on see küsimus. See on natuke laiem, ettevõte Eesti Lõuna võtab Eesti Eine võtab endale kohustuse siis iga päev hommikul kell 9, päeval kell 1 ja õhtul kell 7 viia siis sooja toitu rindele kaevikesse. See on natuke laiem, millele raport viitab ja millele viitas ka korduvalt ja viitas ka nüüd Riigikogus esinedes riigikontrolör ja üks probleem on see, et riigi juhtimissüsteemid on killustunud ja selline riigiasutuste vahel jaotatud funktsioonid sageli ühildu, ehk siis see ei puuduta ainult kaitseväge, see puudutab transporti, see puudutab sotsiaalhoolekannet, see puudutab tervishoidu ja nii edasi, ehk siis tegelikult see on natukene laiem probleem kui riigikaitse, aga riigikaitse kõige üldisemalt puudutab ka jälle sedasama tervishoidu, sotsiaalhoolekannet, põllumajandust ja mida iganes, nii et see on väga suur ja oluline tükk tegelikult. Aga see raport viitab ka sellele, et tegelikult Riigikogu roll on liiga väike, väidab see raport ja mitte seaduslikult väike, vaid Riigikogu ise peaks rohkem tegelema selliste valdkondade järelevalvega. Nii et saab nüüd näha, mida teeb riigikaitsekomisjon selle raportiga. Võimalik, et seda raportit heaks ei kiideta komisjonis, võetakse teadmiseks, aga seda tasub küll rõhutada, et parlament peaks tegelikult kontrollima, küsima, uurima ja tegema järeldusi kõigist nendest valdkondadest. Kindlasti tasub seda rõhutada, aga samamoodi tasub rõhutada, et sellest raporti mustandist, mis iganes versioonide loete, sealt võib mulje jääda justkui nii-öelda ikkagi kaitsevägi ei teaks, mis tema olukord on, millised on tema tegelikud võimed ja kõik nii edasi, aga tõe huvides tuleb öelda, et kaitsevägi viimase 5-10 aasta jooksul on reaalselt tegelenud erinevate õppuste, erinevate välkõppuste, kogu selle poolega, et teada, mis on neil olemas, et kui palju on olemas inimesi, kes oskavad olemasolevate asjadega midagi teha ja nii edasi, mida suur osa nendest eruohvitseridest, kes praegu nii-öelda kõvad kriitikud on oma ametiajal ja kaitseväes oldud ajal tegelikult kunagi päriselus teinud ei ole, vaid on ainult paberil teinud, et selles mõttes tänasel hetkel ikkagi Eesti kaitsevägi teab väga hästi, milleks ta on võimeline. Ja võimekus kasvab üha rohkem, sest eelarve kasvab ja see eelarve võimaldab tegelikult hankida tõrjerelvastust ja moona. Ja võimaldab seda moona tootmist ka meil koha peal toetada. Ma tahaks sellest raporti staatusest natukene rääkida, et siia meie jutust ja üldse sellest avalikust diskussioonist jääb nagu mulje, et see on mingisugune ülimalt tähtis dokument, mille on valitsus tellinud ja mille nüüd siis pädevad kodanikud on valmis teinud ja siis toonud rahvale lugemiseks. Tegelikult selle raporti staatus on väga ebamäärane, et see raport ei ole tellitud, see raport on algatatud siis riigikaitsekomisjoni mõne liikme poolt, isegi võib-olla vähemalt ametlikult ei ole tellitud. Jaa, ametlikult seda ei ole tellitud, aga võib-olla, ütleme nii, et isegi ta võiks olla mingisugusel hetkel kellelegi huvitav, aga sellist tellimust esitatud ei ole, sellepärast et teadmata, milline on see tulemus, mis sealt raport siis lõppkokkuvõttes välja loetakse, et siis võib-olla pole hea ennast sellega segada, kokku siduda. Nii et see on selle iga komisjon võib teha, nagu on juba siis ka selle raporti kohta öeldud, iga komisjon Riigikogus võib teha ükskõik milliseid raporteid. Tehku, keegi ei pane kätt ette, tehku, ja see raport on üks samasugustest. Ja see ei ole komisjoni raport, vaid osade komisjoni liikmete raport. Ja siin tuleb vaadata siis nagu tagasi ajalukku, et mis pärast see siis üldse nagu sündis, et siin paratamatult jõuame isiksuste peale, et kui me mäletame siis mitte väga kauges ajaloos toimunud suurt diskussiooni, mida algatasid siis endine kaitseväe juhataja Martin Herem ja Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm, kes tänaseks on oma ametikohtadelt juba mõlemad lahkunud, kes siis nii-öelda nõudsid Eesti Vabariigilt kaitseks kulutatavate summade olulist suurendamist, mäletame seda summat 1,6 miljardit, mille
osas esialgu tekkis suur kisa-kära, aga tänaseks me oleme siiski jõudnud selliste ja veelgi suuremate numbriteni, kuna julgeoleku olukord on muutunud üha hullemaks. Ja see raport sündiski või raporti idee sündiski juba umbes aasta tagasi, siis kui tekkis soov näidata mõnedel riigikaitsekomisjoni liikmetel seda, et endine Kaitseväe juhataja Martin Herem ja siis kantsler Salm oma seisukohtades eksivad ja on teinud väga palju asju valesti. Nii et selle taga on palju isiklikku kibestumist, mis ei tähenda seda, nagu selles komisjonis ei võiks olla nagu olulisi asju, aga ma pean ütlema nii, et 240 lehekülge, mina oma nii-öelda kaitse teema alalist pädevust ei pea nüüd kuidagi selliseks, et ma suudaks selle niimoodi läbi töötada, et sealt leida üles need asjad, mis on puhas kuld ja alati öelda see, et see on minu meelest muld, aga võib-olla ka mitte. Aga mis on, omaette huvitav küsimus on, mis on kaitseminister Hanno Pevkuri roll selles, et moka otsast ta nädala alguses, kui see nii-öelda üks mustandi versioon avalikuks sai, natukene nagu kommenteeris, samas Meelis Kiili, selle raporti eestvedaja on tema enda erakonnakaaslane ja ütleme, et väikest kauna Heremi ja Kusti Salmi suhtes Pevkur kindlasti kannab. No kahtlemata ja ma arvan, et kaitseminister Pevkuril on põhjust muheleda, sellepärast on selge, et sellist olukorda Eesti Vabariigis kindlasti juhtu, et Reformierakonda kuuluvad riigikaitsekomisjoni liikmed tekitavad mingisuguse sellise olukorra, mis tekitaks tõsiseid probleeme Reformierakonna kaitseministrile, arvestades pealegi veel seda, et kui me meenutame neid umbes poole aasta taguseid populaarsusreitinguid, siis Hanno Pevkuri isiklikud reitingud olid väga kõrgel, nagu Eestis tavaliselt ongi, siis kaitse teemadega tegeled jõuametkondade inimeste reitingud ongi kõrged. Nii et ma arvan, et kaitseminister Pevkur teab väga hästi, et see torm läheb üle, see torm võib-olla ei ole päris torm veeklaasis, see on aga selline, võib-olla torm pesukausis, see läheb üle, võib-olla sellest tehakse mingisugune versioon, mis saab alusdokumendiks, millele võib-olla mitte, aga ma arvan, et tegelikult juhib seda praegust mängu pigem siis juba Reformierakond ise, kui siis Leo Kunnas ja Meelis Kiili. Selles raportis muidugi tegelikult ikkagi päris palju räägitakse kaitseministeeriumist kui poliitilisest juhtimisest ja seal tehtud vigadest või tegemata jäänud otsustest või nende otsuste edasi lükkamisest, nii et kaitseministeerium kui ministeerium saab tegelikult oma osa, aga jah, see on pigem poliitiline kui selline igapäevane kaitsevaldkonna asi ja tõepoolest positiivselt tuleb ju tõesti öelda, et kaitsekulud on tõusnud, hanked toimivad, kaitsetööstus saab toetust, areneb, nii et midagi positiivset on ikkagi toimunud ka. Kas me selle detaili võiksime oma keskis ära otsustada, et kas siis endiste kaitseväe juhtide ja kaitsevaldkonna juhtide minek riigiteenistusest kaitsetööstusettevõtete teenistusse, on see siis hea või on see siis halb? Mina ütlen, et see on, kui Eesti Vabariigi seadused, Eesti on teatavasti õigusriik, kui Eesti Vabariigi seadused ei näe ette mingisugust pausiperioodi või mahajahtumisperioodi, siis on kõik okei. Kui Eesti Vabariik muudab seadusi nii, et ütleb, et jah, et kui kaitseväe juhataja peab pool aastat jahtuma või aasta jahtuma ja alles siis saab minna eraettevõtlusse, siis jumala pärast. Igal juhul me tervemõistuslike inimestena me näeme, et meil ei ole siin tegu näiteks Gerhard Schröderiga, kes Saksamaa kantsleri postilt astus siis Gazpromi nõukogu esimehe kohale, et nii Salm kui Herem töötavad Eesti ettevõtetes, mis kuuluvad Eesti kapitalile ja püüavad teha midagi sellist, et Venemaa oma röövvallutuses Ukraina vastu lüüa saaks. Jah, absoluutselt. Ma ei näe mingit probleemi, et need inimesed, kes tunnevad kaitsevaldkonda, tegelevad selles valdkonnas edasi, moel või teisel eraettevõtluses. Aga sina? Ei, raske on teile mingis osas vastu vaielda ja see kriitika, millega kõigepealt oli ju tegelikult siin pool aastat tagasi natuke rohkem Pevkuri esimesena välja ja nüüd on kõik siin nii-öelda järgi tulnud, et see on algusest peale olnud nagu pehmelt öeldes arusaamatu, et kui riik ei suuda oma erru läinud kaitseväelastele ise
pakkuda mingisugust väga selget rakendust, kus neist riigi jaoks kasu saab olla, siis kus kohas veel saaks neist tuld tõusta riigile, kas siis otse või kaudselt rohkem tulu kui kaitsetööstusvaldkonnas. Just, ja siin Eesti on küll hästi pisikene, aga meil on ometigi nii-öelda mitte laua peal, aga siin nagu laua alt vahib vastu probleem, et kaitseväes võib-olla jääb selline see püramiidi tipp on ikkagi väga kitsas, selles püramiidi tipus on üks väga ihaldatav koht kõigile karjääriohvitseridele, see on kaitseväe juhataja ja selge on see, et need kaitseväe juhatajad meid lõppkokkuvõttes väga palju olla ei saa. Meil ei saa neid palju olla ja loomulik on ka see, et sellises struktuuris ja sellises väikses kaitseväes ja väikses riigis on paratamatus, et sinna kõige kõrgemasse tippu ei jõuta mitte juba selliste nii-öelda pensionieelikutena, vaid tegelikult tänapäeva mõistes suhteliselt noorte ja täiselujõus meestena ja siis juhtubki, et inimene on mõni aasta üle 50, ta kaitseväe juhatajaks enam kandideerida ei saa, aga tal on ikkagi mitu aastakümmet tegusat elu veel ees ja miks piirata seda rohkem. Jah, teoreetiliselt oleks ju võimalus, et maksame nii prisket eripensioni, et inimene ei pea minema, aga näidake mulle inimene, tegus inimene, kes viitsiks aastakümneid jõude passida ja ainult võib-olla mutti püüda, eks ole. Nojah, selles mõttes on olukord ikkagi ka muutunud, tõepoolest kaitseväe tänased juhid on inimesed, kes on ikkagi väga palju omandanud kogemust missioonidel, õppinud lääneriikide kõrgemates sõjaväe õppeasutustes, aga ma üldse ei alatähtsustaks või ületähtsustaks kaitseväe juhataja rolli, muidugi on see väga oluline, aga kogu kaitsevägi ikkagi toetub sellele, et on ka kaitseväe väeosad, nende juhid, nende juhtkond, kaitseväe õppeasutused ja lõpuks ka valmisolek osaleda missioonidel, eks ole, väeosaga, kus ei teeni ajateenijad, vaid kus teenivad elukutselised sõjaväelased, see on erakordselt oluline. Ei, see kõik on väga oluline, aga tõsi on ka see, et neid arvuliselt siiski ei ole nagu nii palju, et kui sa tahad nagu kõrgema taseme juhtimistööd, siis see valik ei ole väga suur. Kohtade mõttes ma mõtlen. Jah, muidugi, jah. Jah, eriti Eestis, eks ole, tegelikult neid karjäärivõimalusi või minna kuskile, kas mis puudutab siis NATO-t, Brüsselit, võtame Riho Tirrast kui Europarlamendi saadikut, teisi siis peaaegu riigikaitsekomisjoni liikmeid, kus on inimesi, kes oleks võib-olla ääre pealt peaaegu kunagi ehk mingite asjaolude kokkusattumisel võinud saada siis kaitseväe juhatajaks, aga nende kaitseväe juhatajate teema juurde võib-olla tasub meenutada ka seda, kuidas siis need osa siis praegusest riigikaitsekomisjonist tegid siis tublit tööd selleks, et kaitseväe juhatajaks ei saaks Martin Heremi soosik Veiko Vella-Palm, kirjutasid selleks kirju just need samad riigikaitsekomisjoni liikmed, kes selle raporti taga on, olulised liikmed, siis kirjutasid kirju presidendile, ajalehetoimetustele, käisid rääkimas, kuidas Veiko Vella-Palm ei ole absoluutselt sobiv ja mille tulemuseks oli see, et tõepoolest väga, väga asjalik ja tõsine ohvitser ei saanud kaitseväe juhatajaks, ma arvan, et siin oli oma roll oli siis ka kaitseminister Hanno Pevkuril, kes jäi kahe tule vahele, et tema oma erakonna mõjukad isikud siis töötasid Veiko Vella-Palmi vastu, aga ja selle tulemus on... ei tea, kas ta nüüd vahele jäi või oli ta ikka pigem natukene nagu ühes servas tuleandjate seas? No võib-olla küll, aga igal juhul valiti Andrus Merilo ja ma arvan, et kui Heremi puhul probleem oligi selles, et Herem oli väga iseseisev, sõltumatu, ei lasknud endale midagi öelda ja esines nii-öelda tulistas otse sihtimisega, siis lootus sellest, et Andrus Merilo on kuidagi teistsugune, on osutus valeks. Andrus Merilo on võib-olla, minu jaoks on ta veel rohkem hardcore sõjamees, kes on võib-olla räägib vähe, aga kui ta ütleb, siis ta ütleb täpselt seda, mida ta mõtleb ja ütleb seda karmi äärega ja tagasi ei pööra, nii et võiks öelda, et isegi selle pusserdamise juures Eesti sai huvitaval kombel endale kõige pikema kõrre ja siinkohal väike paus.